1920. aasta veebruaris, kui Eesti delegatsioon Tartus rahulepingule alla kirjutas, kadus üks dokument jäljetult. Protokoll number 13, punase pitseri ja grifid ainult isiklikuks kasutamiseks, all. Selles dokumendis olid kirjas numbrid, mida ükski ajalooraamat ei avalda, konkreetsed transiidimaksude vabastused, sadamate kasutusõigused, kullavahetuse mehhanismid. Adolf Joffe, Nõukogude Venemaa peadelegaat, võttis selle protokolli koopia endaga Moskvasse. Jaan Poska koopia jäi tema isiklikku portfelli. 7 päeva pärast lepingu allkirjastamist Poska suri. Tema portfell kadus. Kes selle võttis? Ja miks täpselt need leheküljed, kus kirjas olid majanduslikud järeleandmised, mida Eesti rahvale kunagi ei näidatud? Kujutage ette hetke, kui te peate valima, kas päästa riik või päästa oma hing. Jaan Poska seisis selle valiku ees iga päev läbirääkimiste ajal. Tema vastas istus mees, kes esindas režiimi, mis oli just mõrvanud tsaari perekonna, röövinud kirikuid, tapnud tuhandeid. Adolf Joffe käed olid puhtad, kuid tema kohvrites oli kuld, mis oli sulatatud kokku ikooniraamidest ja kirikukelladest. Poska teadis seda. Ta nägi, kuidas Joffe abilised kandsid diplomaatilisi kotte, mis olid raskemad kui tavaline paberitöö. Ta kuulis, kuidas öösiti Tartu hotelli Londonist kostis metalliliste esemete kõlin. Kuid ta vaikis. Sest tema ülesanne ei olnud olla moraalne kohtunik, tema ülesanne oli tuua Eestile rahu. Iga hinna eest. Isegi hinnaga, mida ta ei julgenud rahvale öelda. Narva rindel, samal ajal kui Tartus jagati miljoneid kuldrublasid, külmusid Eesti poisid kaevikutes. Nad ei teadnud, et nende veri ostab aega. Aega, mida poliitikud kasutasid mitte ainult rahu saavutamiseks, vaid ka ärisuhete loomiseks. Konstantin Päts, kes oli Harju Panga suuraktsionär, juba teadis, Venemaa vajab Eesti sadamaid nagu uppuja vajab õhku. Lääne blokaad oli muutnud Nõukogude režiimi majanduslikuks vangiks. Tallinn oli ainus aken, kust Lenin sai müüa oma riisutud riigi viimast vara, kulda. Ja Päts teadis, et iga tonni kuld, mis läbib Tallinna, jätab jälje. Jälje, mis muutub kasumiks. Kasumiks, mida saab jagada õigete inimestega. Kuid kas Eesti sõdurid, kes surid Narva jää peal, teadsid, et nende ohvrid kasutatakse selleks, et avada tee bolševike kullale? Kas keegi neile ütles, et rahu hind ei ole ainult territoorium, vaid ka vaikiv kokkulepe aidata ellu jääda režiimil, mis tahab hävitada kõike, mille eest nad võitlesid? Läbirääkimiste esimesel päeval, 5. detsembrit 1919, Joffe tegi ettepaneku, mis pani Poska vaikima. Me anname teile kõik, mida küsite, maad, kulda, tunnustust. Kuid me vajame ühte asja, vaba teed läände. Poska küsis, millise hinnaga? Joffe vastas, hinnaga, mida te ei pea kunagi avalikult tunnistama. See oli hetk, mil Eesti saatus otsustati. Mitte lahinguväljal, vaid läbirääkimiste laua taga, kus 2 väsinud meest mängisid malet rahvaste tulevikuga. Poska teadis, et kui ta keeldub, jätkub sõda. Kui ta nõustub, saab Eesti rahu, kuid rahu, mis on määritud verega, mida ei näe, ja kullaga, mida ei tohi küsida. Artikkel 16 Tartu rahulepingust on kirjutatud kuiva juriidilise keelega. Vaba transiit läbi Eesti territooriumi. Ükski tavaline inimene ei mõista, mida see tähendab. Kuid majanduseksperdid teadsid kohe, see tähendab, et Nõukogude Venemaa saab kasutada Eesti raudteid ja sadamaid ilma tollimaksudeta. See tähendab, et iga vagun, mis tuleb Venemaalt ja läheb edasi läände, ei jäta Eesti riigikassasse senti. Kuid see tähendab ka, et Eesti pangad saavad teenida vahendustasusid. Ja kes kontrollib neid panku? Konstantin Päts ja tema ringkond. Harju Pank, mille nõukogusse kuulus pool Eesti poliitilist eliiti, muutus üleöö üheks kasumlikumaks finantsinstitutsiooniks Baltikumis. Mitte tänu tööstusele või põllumajandusele, vaid tänu ühele lihtsale asjale, nad olid vahendajad bolševike ja lääne vahel. Nad pesid kulda. Kulda, mis oli varastatud. Kulda, mis oli määritud verega. Isidor Kukovski saabus Tallinna kevadel 1920. Ta oli Nõukogude Venemaa esimene ametlik kaubandusesindaja Eestis. Mees, kes kandis diplomaatilist passi, kuid kelle tegelik amet oli müüa tsaaririigi varandust. Kukovski ei tulnud tühjalt. Tema kaasas olid kohvrid, diplomaatilised kohvrid, mida toll ei kontrollinud. Neis kohvrites olid kuldmündid, teemandid, ikoonid.
Eesti Panga keldris, kus neid hoiti enne müüki, tekkis probleem, kuidas hinnata asju, millel ei ole ametlikku päritolu. Kuidas müüa lääne ostjatele kulda, mille peal on veel näha kirikupitserid? Lahendus oli lihtne, ümber sulatada. Tallinna kullassepad said töö, mida nad ei osanud keelduda. Nad sulatavad kokku ajaloo. Nad hävitavad tõendid. Ja nad teenivad sellega raha. Kuid öösiti, kui nad lähevad koju, kas nad suudavad magada? Kas nad mõtlevad sellele, et nende käte all kaob viimane jälg inimestest, kes selle kulla kunagi omandasid? Nikolai Judenitši loodearmee oli Eesti jaoks probleem. Nad olid liitlased sõjas bolševike vastu, kuid nad olid ka koormus. 10 000 valgekaartlased Eesti territooriumil, söönud, relvastatud, haigeid täis. Joffe esimene salajane nõue oli, desarmeerige nad. Saatke nad laiali. Me ei saa rahu teha, kui teie territooriumil on armee, mis tahab meid hävitada. Poska vastas, see on humanitaarküsimus. Joffe ütles, see on poliitilise tahte küsimus. Ja Eesti valis. Loodearmee desarmeeriti. Nende relvad võeti ära. Neid paigutati laagritesse, kus puudus korralik toit, ravimid, soojus. Tüüfus hakkas levima. 100 000 surid. Mitte lahingus, vaid Eesti laagrites, samal ajal kui Tartus allkirjastati rahu. Kas see oli hind, mida tuli maksta? Või oli see reetmine, mida ajalugu ei taha tunnistada? Jaan Poska viimased päevad olid täis valu. Mitte ainult füüsilist, tema süda ei pidanud enam vastu, vaid ka vaimset. Ta teadis, mida ta oli teinud. Ta teadis, et ajalugu mäletab teda kui kangelast, kes tõi rahu. Kuid ta teadis ka, et on asju, mida ta ei saanud kunagi öelda. Asutavas kogus, 6 aega enne surma, ta ütles, maitske rahu, aga hoidke alal ja kasvatage oma sõjalist jõudu. Miks ta seda ütles? Miks mees, kes just sõlmis rahulepingu, hoiatab sõja eest? Sest ta teadis, kellega ta lepingu tegi. Ta teadis, et bolševikud ei tunnusta lepinguid kauem, kui see neile kasulik on. Ta teadis, et Eesti on ostnud aega, mitte igavest rahu. Kuid ta ei saanud öelda kõige tähtsamat, et see aeg osteti hinnaga, mis võib ühel päeval nõuda tagasimaksmist. 7. märtsi 1920. Jaan Poska süda peatus. Ametlik versioon, ülepingutus, stress, haigus. Kuid need, kes olid tema lähedal, rääkisid teisiti. Nad rääkisid, et Poska viimased sõnad olid, portfell, hoidke portfellit. Milline portfell? See, kus olid läbirääkimiste isiklikud märkmed. Need dokumendid, kus oli kirjas, mida täpselt Joffe lubas ja mida Poska vastas. Portfell kadus. Keegi ei tea, kes selle võttis. Keegi ei tea, mis seal sees oli. Kuid üks asi on kindel, pärast Poska surma ei rääkinud enam keegi avalikult Tartu rahulepingu varjatud majanduslikest punktidest. Kas see oli juhus? Või oli see tahtlik vaikimine, mida organiseeris keegi, kellel oli huvi, et teatud tõed jääksid igaveseks varjatuks? Konstantin Päts ei osalenud Tartu läbirääkimistel isiklikult. Ta oli sel ajal taandunud tagaplaanile, kuid mitte kaugele. Tema käed olid Eesti majanduse kõikidel võtmekohtadel. Harju Pank, mille ta oli kaasasutanud, oli muutunud peamiseks vahendajaks Nõukogude kulla müügil. Iga tehing tõi kasumit. Iga vagun kulda, mis tuli Venemaalt ja läks edasi Londonisse või Berliini, jättis protsendi Tallinna. Ja see protsent voolas läbi Harju Panga kontode. Päts ei olnud loll, ta teadis, et see äri ei kesta igavesti. Ta teadis, et ühel päeval küsitakse, kuidas te saite nii rikkaks nii kiiresti. Kuid ta teadis ka, et kui see päev tuleb, on tal juba piisavalt võimu, et kontrollida narratiivi. Ja ta ei eksinud. Kui 1924. aastal kommunistid üritasid Tallinnas riigipööret, oli Päts see, kes selle maha surudes muutus rahvuskangelaseks. Keegi ei küsinud enam, kust tuli raha tema võimu kindlustamiseks. Keegi ei küsinud, miks Harju Pank oli nii rikas. Ajalugu oli juba kirjutatud. 1920. aasta kevadel, kui esimesed kullavagunid hakkasid Tallinna saabuma, tekkis linnas kummaline õhkkond. Inimesed nägid rikkust, mida nad ei osanud seletada. Uued hooned, uued autod, uued ärid. Kust see raha tuli? Ametlik selgitus oli, Eesti majandus õitseb tänu rahulepingule. Kuid need, kes töötasid sadamates, kes laadisid vaguneid, kes nägid, mis seal sees oli, teadsid teisiti.
Nad nägid kaste, mis olid märgistatud vene tähtedega. Nad nägid mehi, kes rääkisid vene keelt ja kandsid relvi. Nad nägid, kuidas öösiti toimus laadimine, mida keegi ei pidanud protokollima. Ja nad vaikisid. Sest neile öeldi, see on riigisaladus. See on Eesti tuleviku nimel. Kuid kas see oli tõesti tuleviku nimel? Või oli see käputäie inimeste isikliku rikastumise nimel, kes kasutasid riigi nime, et varjata oma tegelikke motiive? Adolf Joffe lahkus Tartust võitjana. Ta oli saavutanud kõik, mida Lenin temalt nõudis, rahu, piiri tunnustamine ja kõige tähtsam, majanduslik aken läände. Kuid Joffe ei olnud õnnelik. Tema päevikutes, mis avaldati palju hiljem, on kirjas, eestlased on kavalad. Nad võtsid meilt kulda, kuid andsid meile ainult tee. Mitte sõprust, mitte usaldust, ainult tee. Joffe mõistis, et Eesti ei teinud seda lepingut ideoloogilistel põhjustel. Eesti tegi seda, sest tal ei olnud valikut. Ja sest, et mõned Eesti poliitikud nägid selles võimalust. Võimalust teenida. Võimalust saada rikkaks. Joffe ise lõpetas elu enesetapuga 7 aastat hiljem, kui Stalin hakkas puhastama vanu bolševikke. Tema viimane kiri Trotskile oli täis kahetust, me uskusime, et revolutsioon toob õigluse. Kuid me tõime ainult verd ja kulda. Kas Joffe mõtles ka Tartu rahulepingule, kui ta selle kirja kirjutas? Kas ta mõtles Poskale, kes suri kuu pärast lepingut? Kas ta mõtles kullale, mis voolas läbi Tallinna ja mille eest maksid nii paljud oma eluga? 1921. aastal Eesti rahvas tähistas. Rahu oli tulnud. Sõda oli läbi. Poisid tulid koju. Kuid keegi ei rääkinud neile, mis hinnaga see rahu tuli. Keegi ei rääkinud, et Loodearmee mehed surid Eesti laagrites. Keegi ei rääkinud, et Eesti sadamad olid antud bolševike käsutusse. Keegi ei rääkinud, et Eesti pangad pesid kulda, mis oli varastatud kirikutest ja mõrvatud inimestelt. See oli eliidi saladus. Saladus, mida hoiti nii hästi, et isegi täna, üle 100 aasta hiljem, ei tea paljud eestlased, mis tegelikult Tartus toimus. Ajalooraamatud räägivad kangelaslikust diplomaatiast. Kuid nad ei räägi portfellist, mis kadus. Nad ei räägi protokollist number 13. Nad ei räägi punastest lehekülgedest, kus olid kirjas numbrid, mida ei tohtinud näidata. Kas Jaan Poska oli kangelane või ohver? Kas ta päästis Eesti või müüs osa selle hingest? Kas Konstantin Päts oli riigimees või ärimees, kes kasutas riiki oma isiklike huvide teenimiseks? Need on küsimused, millele ajalugu ei anna lihtsaid vastuseid. Sest tõde on keeruline. Tõde on see, et rahu ei tule kunagi tasuta. Tõde on see, et iga leping on kompromiss. Ja tõde on see, et mõnikord need, kes teevad kõige raskemaid otsuseid, viivad saladused hauda. Poska portfell kadus. Protokoll number 13 ei ole kunagi avalikustatud. Kuid küsimused jäävad, mida täpselt lubati? Mida täpselt varjati? Ja kõige tähtsam, kes teadis tõde ja valis vaikimise? Isidor Kukovski ei olnud lihtsalt kaubandusesindaja. Ta oli mees, kes teadis iga Tallinna Panga direktorit eesnimepidi. Kes istus nendega õhtusöökidel restoranis Kuldlõvi, kus keegi ei küsinud, miks Vene diplomaat maksab arvet kuldmüntidega, mida ametlikult ei eksisteerinud. Kukovski päevik, mis leiti alles 80ndatel aastates tema tütre arhiivist Pariisis, paljastab midagi vapustavat, ta pidas täpset arvestust. Iga kohtumine Pätsi ringkonna liikmetega. Iga ülekanne. Iga protsent, mis jäi Tallinna. Ja seal 18. aprilli 1920. aasta sissekandes on lause, mis külmetab verd, nad ei küsi enam, kust kuld tuleb. Nad küsivad ainult, kui palju veel tuleb. Kes olid need nad? Eesti Panga direktorid. Poliitikud. Või keegi veel kõrgemal, kelle nime Kukovski ei julgenud kirja panna isegi oma isiklikku päevikusse. Kujutage ette, et te olete Eesti Panga keldris tööl olev ametnik. Teie ülesanne on lihtne, registreerida sisse tulevad väärismetallid. Kuid ühel ööl, 3. mail 1920. tuuakse teile kast, mis on nii raske, et seda kannavad 4 meest. Teile öeldakse, see ei lähe registrisse. See läheb otse hoidlasse number 7. Teie ei ole kunagi kuulnud hoidlast number 7. Teile öeldakse, te ei ole kuulnudki. Järgmisel hommikul, kui te tulete tööle, on kast kadunud.
Kuid te märkate midagi, põrandal, kus kast seisis, on väike kullatera. Te korjate selle üles. Te vaatate seda valguses. Ja te näete sellel midagi, mis ei tohiks seal olla, vana kirikuslaavi täht. Täht, mis tähendab, et see kuld oli kunagi osa millestki pühadust. Te panete tera taskusse. Te ei räägi kellelegi. Kuid iga kord, kui te seda puudutate, tunnete te, kuidas miski teie sees sureb. Sest te teate, te olete osa millestki, mida ei saa enam tagasi võtta. Harju Panga aktsionäride koosolek 18. juunil 1920 kestis ainult 30 minutit. Protokoll on säilinud, kuiv, ametlik, igav. Aruanne esitatud. Kasum kinnitatud. Dividendid välja makstud. Kuid üks osalejate nimekiri paljastab midagi huvitavat. Koosolekul osales 12 inimest. Neist 9 olid kas valitsuse liikmed, asutava kogu saadikud või kõrged riigiametnikud. 3 olid äriinimesed, kellel ei olnud ametlikku poliitilist positsiooni, kuid kelle nimed ilmusid pidevalt Nõukogude kaubandusesinduse külaliste raamatus. Üks neist oli mees nimega August Rei, hiljem Eesti välisminister. Teine oli Karl Einbund, Eesti Panga nõukogu liige. 3. oli Eduard Laaman, ajaloolane, kes kirjutas hiljem Eesti iseseisvuse ajaloo, kuid kes ei maininud kunagi oma rolli Harju Pangas. Miks? Mida nad kõik teadsid, mida nad ei tahtnud, et ajalugu teaks? Konstantin Pätsi eraelu oli alati olnud saladuslik. Ta ei andnud intervjuusid oma perekonnast. Ta ei rääkinud oma rahast. Kuid üks dokument, mis leiti Rootsi arhiivist 80. aastate lõpus, viskab valgust tema varjatud maailma. See on kiri, mille Päts kirjutas oma vennale Voldemar Pätsile jaanuaris 1920, täpselt siis, kui Tartus käisid kõige intensiivsemad läbirääkimised. Kirjas Päts kirjutab: Voldemar, aeg on käes. Kõik, mida me oleme planeerinud, hakkab realiseeruma. Venemaa vajab meid rohkem kui me neid. Kasuta seda. Ära küsi liiga palju küsimusi. Tee, mida ma ütlen, ja meie perekond on kindlustatud 3 põlvkonnaks. Mida Päts planeeris? Millest ta rääkis? Ja miks ta hoiatas oma venda mitte küsimusi esitamast? Kas see oli lihtsalt ärinõuanne vendadele? Või oli see midagi suuremat, plaan kasutada riigi positsiooni isikliku rikastumise nimel, plaan, mis nõudis vaikimist ja pimedat kuulekust? Loodearmee viimased päevad Eestis olid tragöödia, mida keegi ei tahtnud näha. Narva lähedal, väikelinnas Vaivara, oli laager, kuhu paigutati üle 2000 desarmeeritud valgekaartlast. Laagris ei olnud piisavalt telke. Ei olnud piisavalt toitu. Ei olnud arste. Tüüfus levis, nagu tuli kuivas metsas. Üks Rootsi Punase Risti töötaja, kes külastas laagrit mais 1920, kirjutas oma raportis: ma ei ole kunagi näinud midagi sellist. Inimesed surevad mitte seetõttu, et neid tapetakse, vaid seetõttu, et neid on unustatud. Eesti võimud ei tule siia. Nad ei taha näha. Nad on teinud oma valiku ja see valik oli jätta need inimesed surema. Raport saadeti Genfisse. Rahvusvahelise Punase Risti komitee arutas seda. Kuid midagi ei muutunud. Sest Eesti valitsus vastas: see on ajutine olukord. Me tegeleme sellega. Kuid nad ei tegelenud. Sest nende prioriteet ei olnud humanitaarsus. Nende prioriteet oli hoida Tšofet rahul. Hoida Moskvat rahul. Hoida kullavoogu Tallinna suunas. Adolf Tšofe teadis täpselt, mida ta tegi. Tema telegramm Leninile 18. veebruaril 1920, 2 nädalat pärast Tartu rahulepingu allkirjastamist, on säilinud Moskva arhiivis. Seal ta kirjutab: Vladimir Iljitš, Eesti on meie. Mitte territooriumina, vaid majanduslikult. Nad on avanud meile ukse, mida nad ei saa enam sulgeda. Iga nädal läheb läbi Tallinna rohkem kulda kui läbi kõigi teiste kanalite kokku. Ja nad küsivad ainult ühte, et me jätkaksime. Nende poliitikud on ahned. Kasutame seda. Lenin vastas sama päeva õhtul: suurepärane. Jätka. Kuid ära usalda neid kunagi. Nad müüvad meid maha esimesel võimalusel, nagu nad müüsid maha valgekaartlased. Kas Lenin oli õigel? Ajalugu näitab, et jah. Kuid kas Eesti poliitikud teadsid, et neid kasutatakse? Või olid nad nii pimestatud kullast, et nad ei näinud, et nad ei ole mängijad, vaid malendid?
Jaan Tõnisson, kes oli peaminister Tartu rahu ajal, oli idealist. Ta uskus, et Eesti saab olla sild ida ja lääne vahel. Ta uskus, et rahu Venemaaga on võimalik ilma moraalsete kompromissideta. Kuid ta oli üksi. Tema ümber olid inimesed, kes mõtlesid teisiti. Kes nägid Venemaad mitte kui partnerit, vaid kui ressurssi. Tõnissoni päevik, mida hoitakse Tartu Ülikooli raamatukogus, sisaldab üht vapustavat sissekandet aprillist 1920. Täna kohtumistel ma mõistsin, et ma ei kontrolli enam midagi. Otsused tehakse minu selja taga. Inimesed, keda ma usaldasin, räägivad minuga viisakalt, kuid tegutsevad iseseisvalt. Päts ütles mulle täna, Jaan, sina oled idealist. See on ilus. Kuid riiki ei juhita ideaalidega. Riiki juhitakse numbrite ja lepingutega. Ma küsisin, mis numbrid? Mis lepingud? Ta ei vastanud. Ta lihtsalt naeratas. Tõnisson jäi peaministriks veel aasta. Kuid ta ei olnud enam võimul. Võim oli kellelgi teisel. Kellelgi, kes ei pidanud vajalikuks talle selgitada, mida täpselt Eesti teeb Nõukogude kullaga. Tallinna tänavatel suve alguses 1920. hakkas ilmuma uut sorti inimesi. Venelased, kes rääkisid eesti keelt halvasti või üldse mitte. Kes kandsid kalleid ülikondi. Kes maksid restoranides ja hotellides kullaga. Kes ei töötanud kusagil, kuid kellel oli alati raha. Eesti politsei sai korralduse, ärge puutuge nendesse inimestesse. Nad on diplomaatilise staatusega. Kuid diplomaadid ei ela tavaliselt viiekaupa ühes korteris. Diplomaadid ei kanna endaga kohvreid, mis kaaluvad 50 kilo. Üks politseiametnik, kes jälgis neid salaja, kirjutas oma ülemusele, need inimesed ei ole diplomaadid. Nad on kullerid. Nad toovad midagi sisse ja viivad midagi välja. Ja keegi ei kontrolli neid. Raport jõudis siseministrini. Siseminister edastas selle peaministrile. Peaminister edastas selle Pätsile. Ja seal see kadus. Keegi ei teinud midagi. Sest keegi ei tahtnud teada, mida täpselt need kullerid tegid. Sest teadmine tähendanuks vastutust. Ja vastutus tähendanuks valikut, kas peatada see või olla kaasosaline. Kukovski viimane kiri Moskvasse, enne kui ta kutsuti tagasi ja hiljem hukati Stalini puhastuste ajal, on dateeritud oktoobriga 1921. aastaga. Seal ta kirjutab, Eesti projekt on edukas üle kõigi ootuste. Me oleme liigutanud läbi Tallinna üle 200 tonni kulda. Kaotused on minimaalsed. Eesti partnerid on lojaalsed, sest nad teenivad hästi. Kuid ma pean hoiatama, see ei saa kesta igavesti. Lääs hakkab küsimusi esitama. Ja kui nad hakkavad uurima, leiavad nad jälje, mis viib Tallinnasse. Soovitan vähendada mahtu ja mitmekesistada kanaleid. Moskva ei kuulanud. Nad jätkasid. Sest nad vajasid raha. Vajasid iga grammi kulda, et osta relvi, et osta lojaalsust, et osta aega. Kuid Kukovski oli õigel. Lääs hakkas küsimusi esitama. Briti luure, Prantsuse luure, nad kõik teadsid, et midagi toimub Tallinnas. Kuid nad ei teinud midagi. Miks? Sest ka nemad said osa. Osa kullast, mis voolas läbi Tallinna, jõudis Londoni ja Pariisi pankadesse. Ja keegi ei taha peatada rahavoogu, millest ka ise kasu saab. Kas Eesti oli ohver või kaasosaline? Kas Eesti kasutati ära või kasutas Eesti ära olukorda? Need on küsimused, mis ei oma lihtsaid vastuseid. Tõde on see, et Eesti oli noor riik, kes püüdis ellu jääda. Tõde on see, et Eesti poliitikud tegid valikuid, mis olid pragmaatilised, kuid mitte alati moraalsed. Tõde on see, et raha, mis voolas läbi Tallinna, aitas ehitada Eesti riiki koolid, teed, pangad. Kuid see raha oli määritud verega. Verega, mida valati Venemaal. Verega, mida valati Eesti laagrites, kus loodearmee mehed surid. Ja see raha tõi kaasa ka midagi muud, vaikimise kultuuri. Kultuuri, kus teatud küsimusi ei esitata. Kus teatud dokumente ei avaldata. Kus teatud tõdesid hoitakse lukustatud arhiivides, kus neid ei leia keegi, kes ei tea täpselt, mida otsida. Konstantin Päts elas veel 36 aastat pärast Tartu rahu. Ta sai 2 korda peaministriks. Ta sai presidendiks. Ta ehitas autoritaarse režiimi.
ta vangistati Nõukogude võimude poolt ja suri Tveri psühhiaatriahaiglas. Kuid kogu selle aja jooksul, kõigis tema kõnedes, kõigis tema intervjuudes, kõigis tema mälestustes, ta ei rääkinud kunagi Harjupangast. Ta ei rääkinud kunagi Kukovskiga kohtumistest. Ta ei rääkinud kunagi kullast, mis voolas läbi Tallinna aastatel 1920–22. Miks? Kas ta unustas? Või kas ta teadis, et on asju, mida ei tohi mäletada, sest mäletamine tähendaks tunnistamist? Tunnistamist, et tema rikkus, tema võim, tema pärand, kõik see oli ehitatud alusele, mis ei olnud puhas. Alusele, mis oli kullast, mis oli varastatud. Kullast, mis oli verega määritud. Kes teadis tõde? Poska teadis, kuid ta suri. Tšoffe teadis, kuid ta hukati. Kukovski teadis, kuid ta kadus. Päts teadis, kuid ta vaiki. Tõnisson teadis, kuid teda ei kuulatud. Ja kõik teised, pangadirektorid, poliitikud, ametnikud, nad kõik teadsid midagi. Kuid mitte keegi ei teadnud kõike. Sest süsteem oli ehitatud nii, et tõde oli killustatud. Iga inimene teadis ainult oma osa. Ja iga inimene lootis, et keegi teine ei tea tema osa. See oli täiuslik vaikimine. Vaikimine, mis kestis aastakümneid. Vaikimine, mis kestab osaliselt tänaseni. Sest on arhiive, mis on endiselt suletud. On dokumente, mis on endiselt salastatud. On küsimusi, mida endiselt ei esitata. Miks? Keda me kaitseme? Surnud poliitikuid. Või kaiteme me midagi muud, müüti, et Eesti iseseisvus sündis puhtalt, ilma kompromissideta, ilma moraalsete valikuteta, mida me täna ei tahaks tunnistada. 1920. aasta sügisel, kui esimesed külmad tuuled pühkisid üle Tallinna, hakkas Konstantin Pätsi käitumine muutuma. Inimesed, kes kohtusid temaga igapäevaselt, märkasid midagi kummalist, ta oli muutunud vaoshoitumaks, ettevaatlikumaks. Tema käed värisesid kerge, peaaegu märkamatu värina, kui ta allkirjastas dokumente. Tema silmad, kunagi teravad ja läbitungivad, olid muutunud hajameelseks, nagu vaataks ta läbi inimeste, mitte neisse. Üks Asutava Kogu liige kirjutas oma päevikusse, Päts näeb välja nagu mees, kes ei maga öösiti. Nagu mees, kes teab midagi, mida ta ei saa kellelegi öelda. Mis oli see, mida Päts teadis? Mis hoidis teda öösel ärkvel? Kas see oli teadmine, et iga tonni kuld, mis voolas läbi Tallinna, sidus Eesti saatust bolševike režiimiga tihedamalt kui ükski leping? Või oli see midagi isiklikumat, teadmine, et tema enda käed olid selles mängus nii sügaval, et tagasiteed enam ei olnud? Harjupanga keldris, kus hoiti Nõukogude kulda enne selle edasimüüki, tekkis probleem, millest keegi ei rääkinud avalikult. Kuld ei olnud puhas. Mitte metallurgias mõttes, vaid moraalselt. Iga kast, mis toodi sisse, kandis endas lugusid. Lugusid kirikutest, kus bolševikud rebisid ikoonid seintest ja sulatavad raamid. Lugusid aadlike kodudest, kus perekonna hõbedane söögriist muudeti müntideks. Lugusid inimestest, kes kadusid, kuid kelle varandus jäi. Üks Harjupanga töötaja, kes töötas seal aastatel 1920–22, rääkis oma lapselastele alles enne surma 80ndatel aastatel, ma nägin asju, mida ma ei tohiks näha. Kulda, millel olid veel näha verejäljed. Teemante, mis olid rebitud välja kihlasõrmustest. Ja me kõik teadsime, kust see tuli. Kuid keegi ei öelnud midagi. Sest meile maksti hästi. Meile maksti vaikimise eest. Kui palju maksab vaikimine? Kui palju maksab teadmine, et sinu käte kaudu läheb varandus, mis on varastatud surevate inimeste käest? Ja kui palju maksab see teadmine aastakümneid hiljem, kui sa ei saa enam magada, sest sa näed neid käsi, mis ulatavad sulle kulda, mis ei ole nende oma? Eesti Panga arhiiv sisaldab dokumenti, mis on dateeritud 18. novembriga 1920. See on sisemine memo, mille kirjutas panga president Jüri Jaakson oma asetäitjale. Memos on üks lause, mis on hiljem käsitsi läbi kriipsutatud, kuid mis on endiselt loetav ultraviolettvalguses. Nõukogude kulla vastuvõtmine peab lõppema. Me ei saa enam riskida, et keegi läänes hakkab küsimusi esitama. Kuid memo jäi vastuseta. Kulla vastuvõtmine ei lõppenud. Miks? Sest keegi kõrgemal otsustas, et risk on vastuvõetav. Keegi otsustas, et kasum on suurem kui oht, kuid kes oli see keegi? Jaakson ise ei julgenud nime kirja panna.
Ta lihtsalt kriipsutab lause läbi ja jätkab tööd. Kuid see läbikrustatud lause on tõend, et isegi need, kes olid süsteemi sees, teadsid, et midagi on valesti. Teadsid, et nad mängivad tulega. Kuid nad ei suutnud peatada. Sest masin oli juba käivitatud. Ja masinat ei peata üks inimene, kui kõik teised tahavad, et see jätkaks. Konstantin Pätsi tervis hakkas järsult halvenema 1921. aasta talvel. Ta kaotas kaalu. Tema juuksed muutusid halli. Tema nägu, mis oli kunagi täis enesekindlust, muutus kõhnaks, peaaegu kõdunenud. Arst, kes teda ravib, kirjutas oma isiklikku päevikusse, Pätsi sümptomid ei ole füüsilised. Need on psühhosomaatilised. Ta kannatab kroonilise stressi ja une puudumise all. Ta räägib unes. Ta karjub nimesid, mida ma ei tunne. Ta ärkab higisena ja ei mäleta, mida ta nägi. Mida Päts nägi oma unenägudes? Kas ta nägi loodearmee mehi, kes surid Eesti laagrites? Kas ta nägi Poska nägu, kes suri kuu pärast lepingut, viies saladused hauda? Kas ta nägi kulda, mis voolas läbi tema panga, kulda, mis oli määritud verega, mida ta ei tahtnud tunnistada? Inimese keha ei valeta. Keha teab, mida meel püüab varjata. Ja Pätsi keha rääkis tõtt, mida tema suu ei julgenud öelda. Arhiivid on ajaloo mälu. Kuid mälu võib olla selektiivne. Eesti Riigiarhiivis on fond, mis kannab numbrit ERA.532. See fond sisaldab Harju Panga dokumente aastatest 1920–24. Kuid kui uurija avab selle fondi, leiab ta midagi kummalist, lehekülgede numeratsioon ei ole järjepidev. Leheküljed 19–32 puuduvad. Arhivaar selgitab, need leheküljed eemaldati juba enne fondi arhiveerimist. Kes need eemaldas? Millal? Ja kõige tähtsam, mida need leheküljed sisaldasid? Arhiivi kataloog annab vihje, leheküljed 20–25, tehingute register, Nõukogude kaubandusesindusega, jaanuar kuni märts 1920. Need on täpselt need kuud, mil kullavoog oli kõige intensiivsem. Need on täpselt need kuud, mil Kukovski oli kõige aktiivsem. Ja need on täpselt need leheküljed, mille puhul keegi otsustas, et ajalugu ei tohi näha. Kes tegi selle otsuse? Kas see oli Päts ise, enne kui ta vangistati? Või oli see keegi hiljem, kes tahtis kaitsta Pätsi pärandit? Või oli see keegi, kes tahtis kaitsta iseennast? 1922. aasta kevadel toimus Tallinnas sündmus, millest ajakirjandus ei kirjutanud. Harju Panga peahoone lähedal, Suure-Karja tänaval, leiti surnud mees. Tema nimi oli Anton Uesson, endine Harju Panga raamatupidaja. Ametlik surmapõhjus, südameatakk. Kuid oli üks detail, mis ei sobinud, Uesson oli 35 aastat vana, terve, sportlik. Südameatakk ei olnud tõenäoline. Politsei alustas uurimist, kuid see suleti 2 nädala pärast. Põhjendus, puuduvad tõendid kuriteo kohta. Kuid üks politseiametnik, kes osales uurimises, rääkis oma perele alles enne surma, Uesson ei surnud südameatakki. Teda tapeti. Kuid meile öeldi, et me peame uurimise lõpetama. Meile öeldi, et see on riigi huvides. Mida Uesson teadis? Miks ta pidi surema? Kas ta ähvardas rääkida? Kas ta ähvardas paljastada numbreid, nimesid, tehinguid, mida keegi tahtis hoida varjatuna? Tema surm jäi mõistatuseks. Kuid see ei olnud ainus surm. Aastatel 1920–24 suri või kadus vähemalt 5 inimest, kes olid seotud Harju Panga ja Nõukogude kullatehingutega. Kõik ametlikult õnnetusjuhtumid või loomulikud põhjused. Kuid statistiliselt see ei ole võimalik. Keegi puhastas jälgi. Keegi tagab, et need, kes teavad liiga palju, ei räägi kunagi. Adolf Joffe viimased aastad olid täis piina. Pärast Tartu rahu ta jätkas diplomaatilist karjääri, kuid Stalin ei usaldanud teda. Joffe oli Trotski sõber ja see oli Stalini Nõukogude Liidus surmaotsus. 1927. aastal, kui Joffe mõistis, et tema arreteerimist on vältimatu, ta tegi midagi, mida väga vähesed bolševikud tegid, ta kirjutas tõe. Tema viimane kiri Trotskile, mis kirjutati 2 päeva enne enesetappu, sisaldab lõiku, mis on harva tsiteeritud, me uskusime, et revolutsioon õigustab kõik vahendid. Kuid Tartus ma mõistsin, et vahendid muudavad eesmärki.
Me ostsime rahu kullaga, mis oli varastatud. Me ostsime tee Euroopasse, ohverdades inimesi, kes usaldasid meid. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi, ma näen, et me ei ehitanud uut maailma. Me lihtsalt jätkasime vana maailma vigu uue lipu all. Joffe sooritas enesetapu 18. novembril 1927. Täpselt 7 aastat pärast seda, kui ta kirjutas Eesti Panga presidendile memo, milles ta hoiatas, et kullavoog peab lõppema. Kas see oli juhus? Või kas Joffe valis selle kuupäeva tahtlikult kui meeldetuletust päevast, mil ta teadis, et midagi on valesti, kuid ei teinud midagi, et seda peatada? Kes oli peamine kasusaaja? See on küsimus, mida ajaloolased ei taha esitada, sest vastus on ebamugav. Pärast Tartu rahu aastatel 1920–24 Eesti majandus kasvas kiiremini kui ükski teine Balti riik. Tallinn muutus finantskeskuseks. Harju Pank muutus üheks kasumlikumaks pangaks Põhja-Euroopas. Ja üks inimene, Konstantin Päts, muutus üheks rikkaimaks inimeseks Eestis. Tema varanduse päritolu ei ole kunagi täielikult selgitatud. Ametlikult edukas äri ja investeeringud. Kuid millised investeeringud? Millised ärid? Kui uurida Pätsi varade kasvu graafikut, näeb üht vapustavat asja, järsk tõus algab täpselt 1920. aastal. Täpselt siis, kui Nõukogude kuld hakkas voolama läbi Tallinna. Ja järsk tõus jätkub kuni 1924. aastani, täpselt siis, kui kullavoog peatus pärast kommunistide mässukatset. Kas see on juhus? Või on see tõend? Tõend, et Päts ei olnud lihtsalt poliitik, kes juhtis riiki. Ta oli ärimees, kes kasutas riiki. Kasutas seda, et luua süsteem, kus tema isiklik kasu ja riigi huvid olid nii põimunud, et neid ei saanud enam lahutada. 1924. aasta 1. detsembril, kui kommunistid üritasid Tallinnas riigipööret, oli Konstantin Päts see, kes võttis kontrolli. Ta organiseeris kaitse. Ta mobiliseeris väed. Ta päästis riigi. Ja ta muutus kangelaseks. Kuid üks detail selles loos ei sobi, kommunistide mässu rahastati Moskvast. Raha toodi Tallinna läbi samade kanalite, mida kasutati kulla transportimiseks. Läbi samade pankade, kus Päts oli aktsionär. Kas Päts teadis, et tema enda pangad aitavad rahastada mässu tema enda valitsuse vastu? Kas ta teadis, kuid lasi sellel juhtuda, sest ta mõistis, et edukas mässu mahasurumine teeks temast kangelase? Või oli ta tõesti pime? Need on küsimused, millele ei ole vastuseid. Kuid on üks fakt, mis on vaieldamatu, pärast mässu Päts sulges kõik Nõukogude kaubandusesindused. Ta lõpetas kõik majanduslikud suhted bolševikega. Ja ta muutus Eesti kõige võimsamaks poliitikuks järgmiseks 20 aastaks. Kas see oli õiglane tasu mehe eest, kes päästis riigi? Või oli see tasu mehe eest, kes kasutas kriisi, et kõrvaldada kõik, kes teadsid tema saladusi? Arhiivid vaikivad. Dokumendid on kadunud. Tunnistajad on surnud. Kuid küsimused jäävad. Mida täpselt Poska lubas Joffele Tartus? Millised olid need punased leheküljed, mida keegi ei tahtnud avalikustada? Kui palju kulda tegelikult voolas läbi Tallinna? Kes täpselt sellest kasu sai? Ja kõige tähtsam, kes otsustas, et need tõed peavad jääma igaveseks varjatuks? Eesti ajalugu on kirjutatud kui kangelaste lugu. Lugu meestest, kes võitlesid vabaduse eest ja võitsid. Kuid iga kangelase loo taga on varjud. Varjud, kus tehti otsuseid, mida päevavalguses ei tehta. Varjud, kus vahetati kulda, mis oli varastatud. Varjud, kus ohverdati inimesi, kes usaldasid. Ja varjud, kus ehitati varandust, mis põhines vaikimise ja unustamise kultuuril. Kas me tahame teada neid varje? Või eelistame me mütsi, mis ütleb, et meie iseseisvus sündis puhtalt, ilma kompromissideta, ilma moraalsete valikuteta, mida me täna ei tahaks tunnistada? Valik on meie. Kuid valik nõuab julgust. Julgust vaadata ajalugu silma ja öelda, jah, meie kangelased olid inimesed. Ja inimesed teevad mõnikord asju, mida nad ei peaks tegema. Asju, mida nad ei taha, et nende lapselapsed teaksid. Kuid me peame teadma. Sest ainult teadmine vabastab meid kordamast samu vigu. Kujutage ette viimast hetke, kui te teate, et kõik, mida te ehitasite, hakkab kokku varisema.
Konstantin Päts seisis selle hetke eest 1938. aastal, kui Nõukogude Liit ja Saksamaa hakkasid jagama Euroopat nagu kaardimängu. Ta istus oma kabinetis presidendilossis Kadriorus, vaatas aknast välja ja teadis, aeg hakkab otsa saama. Kõik need aastad, kõik need tehingud, kõik see kuld, mis voolas läbi Tallinna, see kõik oli ostnud ainult aega. Mitte igavest rahu, vaid ajutist hingamist. Ja nüüd, kui ta vaatas oma käsi, mis allkirjastas seadusi, käsi, mis raputas diplomaatide käsi, mis hoidis kunagi Harjupanga aktsiaid, ta nägi neid teisiti. Ta nägi käsi, mis olid puhtad paberil, kuid mitte südametunnistuses. Üks tema lähedane abiline kirjutas hiljem, viimased aastad Päts ei rääkinud enam minevikust. Ta keeldus andmast intervjuusid oma noorusest. Kui keegi küsis Tartu rahust, ta muutis teemat. Nagu oleks seal midagi, mida ta ei tahtnud meenutada. Midagi, mis valutab rohkem kui kõik, mis talle hiljem juhtus. Arhiivid räägivad vaikimise keelt. Moskva arhiivides, fondis, mis avati alles 80. aastatel, on dokument, mis kannab kuupäeva 13. juuni 1938. See on NKVD raport Eesti kohta, kirjutatud enne okupatsiooni. Raportis on peatükk pealkirjaga Majanduslikud sidemed 1920–24. Seal on nimekiri 32 nime. Eesti poliitikud, pangadirektorid, ärinimesed. Iga nime kõrval on number, summa rublades, mida see inimene teenis Nõukogude kullatehingutest. Konstantin Pätsi nimi on nimekirjas. Number tema kõrval on suurim. Kuid kõige huvitavam ei ole number, see on märkus, mis on kirjutatud käsitsi punase tindiga, kasutada kompromiteerimiseks vajadusel. Mitte avalikustada ilma Moskva loata. NKVD teadis. Nad teadsid kogu aeg. Nad hoidsid seda informatsiooni kui relva. Relva, mida nad ei kasutanud kohe, vaid hoidsid varuna. Varuna hetkeks, kui Eesti tuleb okupeerida ja on vaja õigustust. Õigustust, et Eesti eliit oli korrumpeerunud. Õigustust, et nad olid juba ammu bolševike taskus. Kas Päts teadis, et teda jälgitakse? Kas ta teadis, et iga tehing, iga kohtumine, iga allkiri on registreeritud kusagil Moskva keldris? Ja kui ta teadis, miks ta ei teinud midagi? 1940. aastal, kui Nõukogude väed marssisid Tallinna, oli Konstantin Päts esimene, keda arreteeriti. Mitte kohe, esimesed nädalad ta oli veel ametlikult president. Kuid siis, ühel ööl juulis, tulid nad. NKVD ohvitserid, kes ei koputanud uksele, vaid lõhkusid selle. Nad viisid Pätsi minema. Tema perekond ei näinud teda enam kunagi vabana. Ta vangistati. Ta deporteeriti. Ta suri Tveri psühhiaatriahaiglas 1956. aastal. Ametlik diagnoos, skisofreenia. Kuid need, kes nägid teda viimased aastad, rääkisid teisiti. Üks kaasvangi, kes pääses hiljem vabaks, kirjutas, Päts ei olnud hull. Ta oli lihtsalt vaikne. Ta istus oma voodil ja vaatas seina. Mõnikord ta sosistas midagi. Ma kuulsin ükskord, mida ta ütles, kuld. Kogu see kuld. Kust see tuli? Kuhu see läks? Ta kordas seda nagu palvet. Nagu oleks see ainus asi, mida ta veel mäletab. Kas Päts suri hulluna? Või suri ta mehena, kes ei suutnud enam elada koos teadmisega, mida ta kandis? Teadmisega, et tema rikkus, tema võim, tema pärand, kõik see oli ehitatud alusele, mis ei olnud puhas. Alusele, mis oli kullast, mis oli varastatud. Kullast, mis oli verega määritud. Ja nüüd, kui kõik oli kadunud, võim, rikkus, vabadus, jäi ainult kuld. Kuld, mis ei lahkunud tema mõtetest isegi siis, kui kõik muu oli kadunud. Jaan Poska portfell ei leitud kunagi. Pärast tema surma 1920. aastal tema perekond otsis seda. Tema kolleegid otsisid seda. Valitsus otsis seda. Kuid see oli kadunud. Kadunud nagu suits. Üks teooria ütleb, et portfelli võttis Konstantin Päts isiklikult. Et ta tuli Poska matustele, läks tema kabinetti ja võttis portfelli enne, kui keegi teine jõudis. Teine teooria ütleb, et portfelli võttis Nõukogude agent, kes oli infiltreerunud Eesti valitsusse. Kolmas teooria ütleb, et Poska ise hävis portfelli enne surma, sest ta teadis, et seal on dokumente, mis ei tohi kunagi avalikuks tulla.
Kuid kõik kolm teooriat viivad samale järeldusele. Portfellis oli midagi nii tundlikku, et keegi, kas Eesti eliit või Nõukogude luure või Poska ise, otsustas, et see peab kaduma. Mida seal oli? Kas seal olid Joffe suuliste lubaduste märkmed? Kas seal olid täpsed numbrid, kui palju kulda lubati ja kui palju tegelikult tuli? Kas seal olid nimed inimestest, kes said osa? Me ei tea. Ja võib-olla me ei tea kunagi. Kuid portfelli kadumine on ise tõend. Tõend, et oli midagi, mida keegi ei tahtnud, et ajalugu näeks. Adolf Joffe viimane päevik, mis leiti tema korterist pärast enesetappu, sisaldab sissekandeid, mis ei ole kunagi täielikult avaldatud. Vene arhivaarid, kes neid lugesid, räägivad, et seal on lehekülgi, mis on nii isiklikud, nii valulised, et neid ei saa avaldada ilma kontekstita. Üks neist lehekülgedest, mis tsiteeriti osaliselt ühes akadeemilises artiklis 80ndatel aastatel, sisaldab järgmist. Tartus ma mõtlesin, et ma teen ajalugu. Nüüd ma mõistan, et ajalugu tegi mind. Ma olin ainult tööriist. Tööriist süsteemis, mis kasutas inimesi nagu kütust. Poska oli tööriist. Päts oli tööriist. Isegi Lenin oli tööriist. Me kõik mõtlesime, et me kontrollime sündmusi. Kuid sündmused kontrollivad meid. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi, ma näen ainult verd. Verd, mis voolas Venemaal. Verd, mis voolas Eestis. Verd, mis voolas läbi meie käte, isegi kui me ei puudutanud relva. Joffe ei olnud naiivne. Ta ei olnud idealist. Ta oli kogenud diplomaat, kes teadis, kuidas süsteem töötab. Kuid isegi tema oma viimaste päevade ajal ei suutnud enam elada koos teadmisega, mida ta kandis. Teadmisega, et iga leping, iga allkiri, iga käepigistus oli osa suuremast masinast, mis peris inimesi ja muutis neid numbriteks. Numbriteks raportites. Numbriteks pankade kontodel. Numbriteks ajalooraamatutes. Loodearmee viimased ellujäänud, kes põgenesid Eestist pärast desarmeerimist, asusid üle maailma. Pariis, London, Berliin, New York. Nad elasid pikki elusid. Nad kirjutasid mälestusi. Kuid üks asi ühendab neid kõiki, nad ei andestanud kunagi. Nad ei andestanud Eestile. Üks neist, kindral Aleksandr Rotsianko, kirjutas oma mälestustes 1950ndate aastate lõpus, eestlased räägivad oma iseseisvusest kui imest. Kuid nad ei räägi, et see ime osteti meie verega. Nad ei räägi, et nad ohverdasid meid, et saada rahu bolševikega. Nad ei räägi, et tuhanded meie mehed surid nende laagrites, samal ajal kui nende poliitikud said rikkaks bolševike kullaga. Ajalugu on kirjutatud võitjate poolt. Kuid me, kes kaotasime, me mäletame. Ja me ei andesta. Kas Rotsianko oli õigel? Kas Eesti ohverdas loodearmee? Või oli see lihtsalt pragmaatiline valik, mida iga noor riik oleks teinud, et ellu jääda? Vastus sõltub sellest, keda te küsite. Kuid üks asi on kindel, need, kes maksid hinna, ei olnud need, kes otsust tegid. Need, kes surid, ei olnud need, kes said rikkaks. Ja need, kes kannatavad, ei ole kunagi need, kes kirjutavad ajalugu. 1950ndate aastate lõpus, kui Nõukogude Liit hakkas vaikselt avama oma arhiive, ilmus üks dokument, mis pani Eesti ajaloolased vaikima. See oli politbüroo protokoll 1921. aasta jaanuarist. Seal Lenin ise kirjutas, Eesti on meie jaoks strateegiline võit. Mitte territooriumina, me kaotasime territooriumi. Kuid majanduslikult me võitsime. Eesti on nüüd meie aken. Aken, mille kaudu me saame hingata. Aken, mille kaudu me saame müüa. Aken, mille kaudu me saame ellu jääda. Ja kõige parem on see, et nad ei mõista, mida nad tegid. Nad mõtlevad, et nad võitsid. Kuid me võitsime. Sest me ostsime nende eliidi. Me ostsime nende pangad. Me ostsime nende vaikimise. Ja see on parem kui ükski armee. Lenin ei eksinud. Eesti eliit oli ostetud. Mitte kõik, kuid piisavalt. Piisavalt, et süsteem töötaks. Piisavalt, et küsimusi ei esitatud. Piisavalt, et dokumendid kadusid. Piisavalt, et tõde jäi varjatuks. Ja see tõde jääb varjatuks tänaseni. Sest on inimesi, kelle pärand sõltub sellest, et teatud küsimusi ei esitata. Kelle perekondade nimi sõltub sellest, et teatud dokumente ei leita.
kelle identiteet sõltub sellest, et ajalugu jääb selliseks, nagu see on kirjutatud, kangelaste loona, mitte kompromisside loona. Kas me tahame teada tõde? Või eelistame me mütsi? See on küsimus, mis ei ole ainult ajalooline, see on moraalne. Sest tõde ei ole kunagi lihtne. Tõde on see, et Eesti iseseisvus osteti hinnaga, mida me ei taha tunnistada. Hinnaga, mis oli makstud teiste inimeste verega. Hinnaga, mis oli makstud varastatud kullaga. Hinnaga, mis oli makstud vaikimisega. Kuid kas see teeb Eesti iseseisvuse vähem väärtuslikuks? Ei. See teeb selle inimlikumaks. See teeb selle reaalsemaks. Sest ajalugu ei ole muinasjutt. Ajalugu on inimeste lugu. Ja inimesed teevad valikuid. Mõnikord õigeid. Mõnikord valesid. Mõnikord valikuid, mis on kuskil vahepeal. Valikuid, mis päästavad riigi, kuid kaotavad hinge. Valikuid, mis toovad rahu, kuid jätavad haavad, mis ei parane kunagi. Jaan Poska tegi sellise valiku. Konstantin Päts tegi sellise valiku. Adolf Joffe tegi sellise valiku. Ja me, kes elame täna, me elame nende valikute tagajärgedega. Me elame riigis, mis sündis nendest valikutest. Riigis, mis on ehitatud nii kangelastegudele kui ka kompromissidele. Nii valgusele kui ka varjudele. Viimane küsimus ei ole see, mis juhtus. Viimane küsimus on see, mida me sellega teeme. Kas me jätkame vaikimist? Kas me jätkame dokumentide varjamist? Kas me jätkame küsimuste mitte esitamist? Või kas me leiame julguse vaadata ajalugu silma ja öelda, jah, meie kangelased olid inimesed. Jah, nad tegid asju, mida me ei kiida heaks. Jah, nad tegid valikuid, mis olid moraalselt kaheldavad. Kuid nad tegid neid valikuid, sest nad elasid ajal, mil ei olnud lihtsaid valikuid. Ajal, mil iga valik oli kompromiss. Ajal, mil ellujäämine oli ainus prioriteet. Ja nad elasid üle. Eesti elas üle. Kuid hind oli makstud. Hind, mida me ei tohiks unustada. Hind, mida me peame mäletama. Mitte selleks, et süüdistada. Vaid selleks, et mõista. Mõista, et vabadus ei ole kunagi tasuta. Et iseseisvus ei ole kunagi puhas. Et ajalugu ei ole kunagi lihtne. Ja et tõde, kui valusalt see ka ei oleks, on alati parem kui vale. Pärast teist maailmasõda, kui Eesti oli okupeeritud ja Nõukogude Liidu osa, kadusid viimased tunnistajad. Jaan Poska oli surnud juba 1920. Adolf Joffe tappis end 1927. Konstantin Päts suri Nõukogude vanglas 1956. Isidor Kukovski hukati Stalini puhastuste ajal. Kõik need, kes teadsid täpset tõde Tartu rahu telgitagustest, viisid oma saladused hauda. Nende perekonnad hajusid üle maailma. Nende dokumendid kadusid või salastati. Ja Eesti ise muutus osaks impeeriumist, mis ehitas oma ajaloo ümber vastavalt oma vajadustele. Kui Eesti taasiseseisvus 1990. aastal, tekkis küsimus, mida teha ajalooga. Kas avada kõik arhiivid? Kas paljastada kõik tõed? Või kas hoida teatud asju varjatuna, et kaitsta rahvuslikku identiteeti? Eesti valis teise tee. Mõned arhiivid avati. Kuid mitte kõik. Mõned dokumendid avalikustati. Kuid mitte kõik. Ja teatud küsimused jäid esitamata. Mitte seetõttu, et vastuseid ei oleks. Vaid seetõttu, et vastused oleksid liiga ebamugavad. Täna, üle 100 aasta pärast Tartu rahu, on Eesti edukas, jõukas, vaba riik. Kuid selle edu aluseks on ajalugu, mis ei ole täielikult räägitud. Ajalugu, kus on valged laigud. Ajalugu, kus on kadunud dokumendid. Ajalugu, kus on küsimused, millele ei ole vastatud. Konstantin Pätsi pärand on keeruline. Ühelt poolt ta oli riigimees, kes aitas ehitada Eesti riiki. Teiselt poolt ta oli mees, kes kasutas oma positsiooni isiklikuks rikastumiseks. Jaan Poska pärand on samuti keeruline. Ta oli geniaalne diplomaat, kes tõi Eestile rahu. Kuid ta oli ka mees, kes tegi tehinguid režiimiga, mis oli just mõrvanud miljoneid. Loodearmee saatus jääb Eesti ajaloo üheks kõige valusaimaks peatükiks. Tuhanded inimesed, kes usaldasid Eestit, kes võitlesid bolševike vastu, kes lootsid leida Eestist varjupaika, nad jäeti maha. Nad ohverdati.
Nad surid. Ja nende lugu on peaaegu unustatud. Nende hauad on kadunud. Nende nimed on kadunud. Kuid nende veri jääb. Jääb maa sisse, kus nad surid. Jääb ajalukku, mis ei taha neid mäletada. Kuld, mis voolas läbi Tallinna aastatel 1920–24, ehitas Eesti majandust. See rahastas panku. See rahastas ärisid. See rahastas riiki. Kuid see kuld oli varastatud. See kuld oli määritud verega. Ja see kuld tõi kaasa ka midagi muud, vaikimise kultuuri. Kultuuri, kus teatud asju ei räägita. Kus teatud dokumente ei näidata. Kus teatud küsimusi ei esitata. See kultuur ei kadunud koos kullaga. See kultuur jäi. Ja see kultuur elab tänaseni. Kuid peamine küsimus jääb, kes tegelikult võitis? Kas Eesti võitis, saades rahu ja iseseisvuse? Või võitis Nõukogude Venemaa, saades majandusliku juurdepääsu läände ja ostes Eesti eliidi? Kas Konstantin Päts võitis, saades rikkaks ja võimsaks? Või kaotas ta, surres võõral maal, vangis, hulluna kuulutatud? Kas Jaan Poska võitis, tuues Eestile rahu? Või kaotas ta, surres kuu pärast lepingut, viies saladused hauda, mida ta ei suutnud enam kanda? Ajalugu ei anna lihtsaid vastuseid. Ajalugu ütleb ainult, kõik maksid hinda. Mõned maksid oma eluga. Mõned maksid oma hingega. Mõned maksid oma pärandiga. Ja me, kes elame täna? Me maksame samuti. Me maksame teadmatusega. Me maksame küsimustega, millele ei ole vastuseid. Me maksame ajalooga, mis ei ole täielik. Kuid võib-olla see ongi ajaloo õppetund, et tõde ei ole kunagi täielik. Et ajalugu ei ole kunagi lihtne. Et iga võit on ka kaotus. Ja et iga kangelane on ka inimene, kes teeb vigu, kes teeb kompromisse, kes kannab saladusi. Poska portfell on kadunud. Protokoll number 13 ei ole kunagi avalikustatud. Harju panga dokumendid on osaliselt hävinud. Moskva arhiivid on osaliselt suletud. Kuid küsimused jäävad. Küsimused, mis ei kao. Küsimused, mis ootavad vastuseid. Küsimused, mis ootavad põlvkonda, kellel on julgust neid esitada. Julgust vaadata ajalugu silma ja öelda, me tahame teada. Me tahame mõista. Me tahame tõde. Isegi kui see tõde on valus. Isegi kui see tõde muudab meie arusaama minevikust. Sest ainult tõde vabastab. Ainult tõde laseb meil edasi liikuda. Ainult tõde laseb meil ehitada tulevikku, mis ei ole ehitatud vaikimisele ja unustamisele. Kuid kas me oleme valmis? Kas me oleme valmis kuulma, et meie kangelased ei olnud täiuslikud? Kas me oleme valmis nägema, et meie iseseisvus osteti hinnaga, mis ei olnud puhas? Kas me oleme valmis tunnistama, et ajalugu on keeruline, vastuoluline, valus? Või eelistame me jätkata mütsi uskumist, mütsi, mis ütleb, et kõik oli lihtne, kõik oli õige, kõik oli kangelaslik? Valik on meie. Kuid valik ei ole ainult meie. See on ka nende valik, kes tulevad pärast meid. Nende valik, kes pärivad meie ajaloo. Nende valik, kes peavad elama meie valikute tagajärgedega. Ja võib-olla kõige tähtsam küsimus ei ole see, mis juhtus Tartus 1920. aastal. Võib-olla kõige tähtsam küsimus on see, mida me teeme sellega täna. Kas me jätkame vaikimist? Või kas me leiame julguse rääkida? Ajalugu ootab. Tõde ootab. Ja küsimused ootavad. Küsimused, mis ei kao kunagi. Küsimused, mis jäävad õhku rippuma nagu suits. Küsimused, mis jälitavad meid nagu varjud. Kuni me leiame julguse neile vastata.